85 aasta vanune peegel. 5. juuni, erinevad aastad. Erinevad lood. Juunikuu esimesed 7 päeva on toonud viimase 25 aasta jooksul mõned kõige olulisemad sündmused. Nendel täpselt samadel päevadel aset leidnud sündmused näitavad ka seda, kui dramaatiliselt on juudi rahva olukord selle aja jooksul muutunud ja mida see meie jaoks täna tähendab. Esimene oluline kuupäev on muidugi 6. juuni 1944 teepäev. Päev, mil liitlasväed tormasid Normandia randadele ja algas operatsioon Overlord. Vaid 2 päeva varem, 4. juunil 1944, vabastati Rooma natside kontrolli alt ning lõpuks sai selgeks, et teise maailmasõja käik oli pöördumas. Kuid samal ajal, kui liitlased ründasid randu, jäid miljonid juudid täiesti kaitsetuks, lõksu holokausti viimasesse ja kõige jõhkrama faasi. Katastroof, mis oli aastatepikkuse süstemaatilise juutide dehumaniseerimise ja laimamise tagajärg kogu Euroopas. Ja isegi siis, kui kaotus oli neile silme ees, jäid natsid koos oma Ungari kaastöötajatega kindlaks oma eesmärgile – hävitada juudid. 1944 aasta juunis olid nad parajasti 437 000 Ungari juudi deporteerimise keskel Auschwitzi-Birkenau surmalaagrisse. Nad registreerisid ja dokumenteerisid iga juudi mehe, naise ja lapse, kelle nad surma saatsid. Juudi rahva haavatavus neil aastatel ja püüdlus juudi elu hävitada ei piirdunud ainult Euroopa holokaustiga. Isegi kaugel Euroopast, Lähis-Ida südames, seisid juudid silmitsi vaenlastega, kes soovisid nende hävitamist. Juuditel polnud riiki, polnud armeed ega mingit kaitsevõimalust. Veel üks kuupäev juuni alguses toob selle tõsiasja jõhkrant esile. 1. ja 2. juuni 1941 Bagdadis. Farhud. Vägivaldne pogrom, mis laastas juudi kogukonda, mis oli Iraagis üitsenud üle 2500 aasta. 2 päeva jooksul leidsid juudid, kes olid olnud Iraagi kultuuri- ja majanduselu lahutamatu osa, ent täiesti kaitsetuna, kui moslemitest jõugud ründasid kodusid, rüüstasid vara ning tapsid Bagdadi tänavatel juudi mehi, naisi ja lapsi. Kõik see lõppes kaasaegse Iisraeli riigi loomisega. Ja nüüd liigume selle nädala järgmise kuupäeva juurde, 5. juunini 1967. Algab 6-päevane sõda, mis tähistab muutust rohkem kui miski muu. Vaid 22 aastat pärast surmalaagreid, pärast katset meid hävitada, mobiliseerisid 7 Araabia armeed ühe avalikult välja öeldud eesmärgiga. Lõpetada see, mille natsid olid alustanud. Ainult et seekord ei olnud juudi rahvas laiali pillutatud, ei olnud riigita ega kaitsetu. Seekord oli meil oma riik, meil oli oma armee. Esimest korda 2000 aasta jooksul oli meil võimalus end kaitsta. Ja kui need armeed lähenesid, ei jäänud Iisrael lihtsalt ootama oma mahalöömist. Me võitlesime vastu ja saavutasime otsustava, täieliku võidu. Aga see ei heidutanud meie vaenlasi. 7. juuni 1981 on selle nädala jaoks veel üks oluline päev, kui Iisrael viis läbi operatsiooni Ooper. Iraak, seesama riik, kus juute oli vaid 40 aastat varem Farhudi ajal taga kiusatud, kiirustas nüüd tuumarelva ehitamisega oma Osiraki reaktoris. Pommi, mis oli otseselt mõeldud Iisraeli täielikuks hävitamiseks. Iisrael ei jäänud ootama, kuidas see lugu areneb. Me oleme seda juba kogenud, me oleme selle juba läbi teinud. Me võtsime vastutuse oma ellujäämise eest ja kõrvaldasime ohu ise. See oli geniaalne, ennetav enesekaitseakt. Aga maailm, see ei suutnud jälle taluda, et juudid end ise kaitsevad. ÜRO Julgeolekunõukogu ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee avaldasid Iisraeli suhtes hukkamõistu. Lääne meedia sattus paanikasse. New York Times nimetas rünnakut andestamatuks ja lühinägelikuks. Samal ajal nimetas Los Angeles Times seda lausa riiklikult toetatud terrorismiks. Tundub tuttav, hämmastav, kuidas maailm on alati raskustega leppinud sellega, et juudid keelduvad haavatavaks jäämast. Ja siis, aasta hiljem, 6. juunil 1982, alustas Iisrael taas operatsiooni Shlomo Galil. Ma olin siis üks Iisraeli kaitseväe langevarjuritest, kes sõitis hilja öösel enne maabumist seekord Avali jõe äärde Tamuri lähedal Liibanonis, et laiali saata PLO, kes oli aastaid rünnanud meie tsiviilisikuid Iisraeli põhjaosas. PLO, organisatsioon, mis oli pühendunud juutide enesemääramise õiguse eitamisele ja rünnakute korraldamisele Iisraeli tsiviilisikute vastu. Ja hoolimata aastatepikkustest rahvusvahelistest garantiidest ja Iisraeli pingutustest leida rahumeelne lahendus olukorrale Liibanoniga, leiame end 5. juunil taas seal tegutsemas. Kuid nüüd, pärast 7. oktoobri sündmustest armistatud rahvana, oleme šokeeritud, et meie vaenlased ei jaganud soovi rahu ja kompromissi järele.
et järeleandmisi, mida me tegime rahu nimel, territooriumide loovutamist ja vandevaenlase tunnustamist, kasutati taas selleks, et püüda meid hävitada. Sel korral toimusid pogrommid, mida meie esivanemad kogesid Euroopas või moslemimaailmas, just selles riigis, mis loodi selleks, et sellist asja enam kunagi ei juhtuks. Erinevus on selles, et seekord ei pea me ootama vabastajaid või kaitsjaid, kes kunagi ei ilmunud, kui neid vaja oli. Nüüd võtame oma julgeoleku enda kätte ja eemaldame meie vastu suunatud ohud. Ma rõhutan, ohud. Meie ei ole siin agressor. Tõendid on igaühe ees, kes tahab neid näha. See siin on Araabia linn Al-Fahm Iisraeli riigis. Üks umbes 144 Iisraeli Araabia linnast ja külast. Täieõiguslikud Iisraeli kodanikud, kes naudivad võrdseid õigusi. Siis on olemas piirkonnad, mis on kokkuleppega määratud Palestiina omavalitsusele. Nad õitsevad ja arenevad, täpselt nagu Gaza varem, seni kuni nad ei ürita meid rünnata. Ja täpselt nagu Jordaania kuningriik, mida siin on näha selgel õhtul Jeruusalemma kesklinnast. Tuled, mida näete, on araablaste kodud PA-aladel ja kaugemal olevad tuled on Jordaania. Me oleme näidanud, milleks me võimelised oleme nende 2,5 sõja-aasta jooksul. Seni, kuni nad meid austavad, ei teki probleeme. Kui Iisrael oleks tahtnud genotsiidi korraldada või koloniseerida, siis ei oleks siin ühtegi neist linnadest või asulatest, mida te näinud olete alles. Me ei oleks loobunud territooriumist, mille vallutasime 5. juunil 1967, ega maadest, millest taandusime Liibanonis ja ka Gazas. Me oleme nüüd seal tagasi ainult ühel põhjusel. Selle asemel, et ehitada tulevikku ja aktsepteerida meie olemasolu siin, otsustas vaenlane, et hea mõte oleks kasutada ära meie rahupüüdlusi, et proovida meid hävitada. See ei toiminud. Kuni nad ei tee viga meid ähvardada, säravad need tuled, mida te nendel piltidel nägite, edasi. Kui nad otsustavad minna Hamasi või Hezbollah teed, õpivad nad sama õppetunni. Iisraeliga jamamine ei ole tark mõte. Ma räägin hetkeks lähemalt sellest, kus Iisrael seisab selle aasta 5. juunil. Enne seda tahan käsitleda praegu uudistes olevaid teemasid, et anda teile kontekst, mis aitab teil mõista, kus me oleme. Selle nädala peamised teemad on arengud Liibanonis, Gazas ja loomulikult väidetavad pinged Netanyahu ja Trumpi vahel. Alustan sellest, et see teema rahulikult lõpetada. Kui tihti oleme viimase aasta jooksul neist väidetavatest pingetest kuulnud? Iga kord, kui pealkirjad sellest uudisest teatavad. Ja siis Trump seab asjad paika. Ja nagu näiteks selle aasta jaanuaris, kui saime teada, et Trump ja Netanyahu mängisid tegelikult meediaga. Meedia huvi uudiseid levitada on ilmne. Kõigepealt tekitatakse huvi ja saadakse tähelepanu. Aga on ka teine aspekt. Loodetakse kahjustada Iisraeli mainet ja Netanyahu poliitilist positsiooni, eriti valimisaastal. Aga toimub palju rohkem kulisside taga. Galilei Iisraeli poliitikakorrespondent Jaakov Burdega teatas, et Trumpi ja Netanyahu vahelises vestluses oli tõepoolest tõsine erimeelsus. Aga see ei jõudnud kunagi vihani ega Iisraeli ajakirjaniku Barak Ravidi mainitud märkusteni. Ja ma tahan sellele punktile rõhku panna. Jah, Trump kinnitas tõepoolest, et ta ütles, et Netanyahu on hull. Aga tema silmis on Netanyahu hull sellepärast, et ta jätkab sõjaga. Aga juhtide vahel on kogu aeg pinged. Nad mõlemad esindavad erinevaid huve ja erinevaid riike. Ja Trumpi jaoks on väga oluline näidata kõigile neile, kes usuvad, et Trumpi juhib Netanyahu, et tema on ikkagi maailma tugevaima riigi president. Barak Ravid väidab, et ta rääkis isiklikult Trumpiga ja sai vestluse kohta värsket teavet. Aga ta lisas, et tema allikas Valges Majas oli see, kes andis talle need ebamäärased üksikasjad asjadest, mida Trump väidetavalt ütles. Ma töötasin aastaid meediaga, olles Jeruusalemma peaministri büroo liige ja koos erinevate peaministritega. Mõnikord paluti mul olla allikas, anonüümne allikas millegi jaoks, mida me tahtsime erinevatel põhjustel avalikustada. Ja oli üks eriti silmapaistev ajakirjanik, kes kajastas kõiki uudiseid, mis trükki mahtusid. Täielik tobu, kellest me teadsime, et ta on kasulik ja keda saime oma äranägemise järgi mõjutada. Siin toimub sama asi, ainult vastupidises suunas. Mis puudutab seda, mis toimub Liibanonis, siis on oluline meeles pidada, et seni on Iisrael kõrvaldanud üle 10 000 Hezbollah terroristi. Neist 2500 pärast lõvisõja algust ja 800 pärast niinimetatud relvarahu. Võrdluseks, kogu teise Liibanoni sõja jooksul tappis Iisrael vaid 700 Hezbollah liiget. Hezbollahal on nüüd ka 10 000 haavatuid, need piipri ohvrid.
Iisrael hoiab enda käes sadu ruutkilomeetreid, hävitab süstemaatiliselt külasid nii maa pealt kui maa alt, rajab positsioone ning sel nädalal vallutas isegi strateegiliselt olulise Bafari kindluse Lõuna-Liibanonis. Loomulikult on rahvusvahelises kogukonnas, Prantsusmaal ja ÜROs neid, kes rõhutavad, et me peame relvarahust kinni pidama. Me oleme selle juba läbi teinud. 1978 aastal loob ÜRO resolutsioon 425 UNIFIL-i, et peatada PLO ebaõnnestumine. 2006 aastal laiendab ÜRO resolutsioon 1701 UNIFIL-i volitusi, et desarmeerida ja peatada Hezbollah. Noh, taas ebaõnnestumine. Ajalugu on tõestanud, et rahvusvahelised paberil antud garantiid on väärtusetud ja jätavad juudi rahva kaitseta nende ees, kes soovivad meid hävitada. Aga samal ajal, kui kõik see toimub, ei saa Iisrael riskida sellega, et õõnestab seda, mis toimub Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel uraani rikastamise ning võib-olla isegi Iraani režiimi võimaliku languse osas. Ja seetõttu teeb peaminister aruka otsuse ning teeb koostööd Ameerika Ühendriikide presidendiga. Mis puudutab olukorda Gazas, siis Kanali 14 sõjakorrespondent Tamir Murag võttis selle sel nädalal ühes postituses kõige paremini kokku. Ta ütleb, et vaikselt ja isegi aeglaselt on Iisraelil lähinädalatel plaanis puhastada 70% Gaza sektorist Hamasi võitlejatest. Mitte tühjad maa-alad, vaid piirkonnad, kus sõja alguses elasid 100 000 inimesed. Ülejäänud 30% Gazast on Hamas vaid kahvatu vari sellest, mis ta oli sõja alguses. Nende sõjaväelisi komandöre kõrvaldatakse üksteise järel ning nad ei julge või ei pruugi olla võimelised isegi ühtegi raketti Iisraeli suunas tulistama. Siiski ütleb ta, et me ei tohi end petta. Hamas kontrollib endiselt Gaza sektori keskust. See taastab oma jõudu ja valmistub uueks vastasseisuks Iisraeliga. Ta ütles, et töö ei ole veel lõppenud ja eesmärke pole veel saavutatud. Relvarahu raamistik on sisuliselt surnud. Hamas ei relvitustanud, nagu oodata oli, ja Iisrael võtab süstemaatiliselt tükke territooriumist, mis lepingu kohaselt Hamasile eraldati. See on nüüd strateegia ja see peab lõppema sellega, et kogu sektor puhastatakse Hamasi vähist. Samuti Gazas sel nädalal tegutses Iisraeli eliitüksus Nili, mis on ühine Mossadi ja Shin Beti üksus, loodud selleks, et jälitada ja likvideerida iga Hamasi terroristi, kes osales või kavandas 7. oktoobri massimõrvarünnakut. Nad leidsid, tuvastasid ja kõrvaldasid Yusuf Aish Avad Ramhani, Hamasi terrorirühmituse Nuhbazeli asetäitja komandöri. Ramhani osales Orlevi, Alona Hadi, Eli Koheni ja lahkunud Hirsch Goldberg Polini röövimises, kellest viimane mõrvati Hamasi poolt vangistuses olles. See üksus on olnud väga edukas tõendite kogumisel ning 7. oktoobri julmuste toimepanijate tuvastamisel ja asukoha kindlaks tegemisel. Ja see on ainus viis nendega toime tulla. Neid ei tooda kohtu ette ega mõisteta neile surmanuhtlust. Ma olen surmanuhtluse vastu siin Iisraelis, sest see muudaks terroristid rahvusvahelisteks kuulsusteks ja võimaldaks Euroopa valitsustel meie arvelt moraalselt üleolevad olla. Need olid samad inimesed, kes kaitsesid Eichmannit ja ütlesid, et me ei peaks teda hukkama. Ja pidage meeles, kui inimkonna ajaloos oli kunagi keegi, kes vääris surmanuhtlust rohkem kui keegi teine, siis see oli Adolf Eichmann. Nii et viige nad lahinguväljale vaikselt ja süstemaatiliselt, vabastades meid nende kohalolust ja ärge tooge neid Iisraeli. Samal ajal kurdavad paljud siin Iisraelis ja ütlevad, et me pöördume tagasi mineviku olude ja vigade juurde. Asi on selles, taganemine ja vaenlase lepitamise üritamine, keskendudes ainult kaitsele, on neid ainult tugevdanud. See tugevdas mitte ainult nende otsusekindlust, vaid ka nende võimete arendamist. Puhtalt arvude mõttes ei ole oluline, kui paljud neist me neutraliseerime. Nad ületavad meid arvuliselt tohutu ülekaaluga. Aga neil on ka välja arendatud võimed, mis ohustavad meid strateegiliselt. Ainult õnn takistas neil oma plaani täide viia 7. oktoobril. Aastaid olid neil olemas taktikalised võimed, raketirünnakud, terrorirünnakud, asjad, mis häirivad igapäevaelu, olgugi need kui traagilised, kuid ei ohusta meie eksistentsi. Nende agressiooni ja kokkulepete rikkumiste ees silma kinnipigistamine ja nende sallimine on neid ainult tugevdanud. Praegune sõda seisneb meie eksistentsi ohustavate ohtude süstemaatilises kõrvaldamises. Kokkuvõttes on Iisrael selles Gaza sõjas hõivanud 220 ruutkilomeetrit. Liibanonis on Iisrael seni hõivanud 600 ruutkilomeetrit. Süürias kontrollib Iisrael ligikaudu 1000 ruutkilomeetrit.
Ametlikult on see vähem, kuid tegelikkuses on see rohkem. Hamas, kiirustades sündmustest ette, andis Iisraelile mõjupiirkonna, mis on peaaegu 10 korda suurem kui varem, võimaldades Iisraelil suurendada oma geograafilist ja strateegilist jõudu. Ma alustasin tänast saadet rääkides sellest, kus Iisrael ja juudi rahvas seisid varasematel aastatel 5. juunil. Ma tahan tänase lõpetada sellega, et vaatan, kus Iisrael seisab selle aasta 5. juunil. Iisraeli valuuta, uus Iisraeli seekel, on praegu üks maailma tugevamaid valuutasid, kaubeldes dollari ja euro suhtes ajaloolisel tasemel, jõudes peaaegu 33 aasta kõrgeimale tasemele. See tuli pärast seda, kui Iisraeli SKT trotsis kõiki rahvusvahelisi prognoose ja kasvas eelmisel aastal märkimisväärselt 3,1%. Briti väljaanne The Economist reastas Iisraeli arenenud maailma 6. tugevaimaks majanduseks, edestades Saksamaad, Suurbritanniat ja isegi Ameerika Ühendriike. Ja kõik see toimub ajal, mil Iisrael peab sõda mitmel rindel, samal ajal kui meid ründavad valeinfokampaaniad, kui seisame silmitsi boikottide ja diplomaatilise vaenulikkusega suure osa moslemi maailma ning ka Euroopa poolt. Me oleme riik, mis on suuruselt võrreldav ühe Araabia või keskmise Euroopa kantoniga ning meie elanikkond on väiksem kui paljudes maailma suurlinnades. Ja ometi on meil üks tugevamaid majandusi läänes. Meil on kõrgeim sündimus arenenud maailmas. Me kuulume maailma õnnelikumate rahvaste hulka ja oleme esikohal alla 25-aastaste seas. Nii et kõigile teile vihkajatele, te kukkusite läbi. Kõik, mida ma öelda saan, on see, andke aga tulla. Jätkake vihkamist, sest see annab meile jõudu. Need teist, kes meid vihkavad, teevad seda, sest te olete õnnetud, elate mõttetut elu, teil puudub suund ja eesmärk. Nii et te peate looma endale eesmärgi, vihates juute. Te olete kadedad ja haledad, arusaamatud, eesmärgita, lastetud, mõttetud, tühjad ja te neate meid. Te olete ka naljanumber, sest olete nii ebaoriginaalsed. Sest see kõik on juba varem juhtunud, me oleme seal olnud, me oleme seda teinud. Mitte ainult viha ja vägivald, vaid ka olemus. Need, kes püüavad meid needa, õnnistavad meid lõpuks. Need, kes püüavad meid needa, muudavad meid lõpuks tugevamaks. Otse Piibli Balaki loost sa oled nagu Bileami eesel. Ainult erinevalt. Bileami eeslist ei näe teie, eeslid, tõde. Te olete täpselt nagu Bileam ise, palgatud prohvet. Nagu paljud teist oli ka tema teenuseid võimalik osta. Tal olid oskused ja ta kasutas neid laastava mõjuga, kuid tal polnud ühendumust, ustavust ega juurdumist inimkonda. Bileam palgati meid needma, kuid lõpuks õnnistas ta meid. Ja teie teadmiseks on olemas sõltumatuid tõendeid, Bileam tegelikult eksisteeris. Arheoloogiline avastus 1967. Aastal Jordaani jõe lähedal paljastas paganliku templi seinal oleva kirja, mis pärineb 8. sajandist. IKR, mis viitab ennustajale nimega Bileam ben Beor, väga sarnastes sõnastustes nagu Piiblis. Ja iganädalane piibilõik, Balaki parasjaam, loetakse kuu lõpus. Jah, just nii, juunikuu lõpus. Ja nii lõpetan tema sõnadega, mis öeldi tuhandete aastate eest, kuid kirjeldavad täpselt seda, mida me täna Iisraelis näeme. Ta ei näe Jaakobis kurjust ega näe Iisraelis üleastumist. Issand, nende Jumal, on nendega ja kuninga hõiskamine on nende seas. Vaata, rahvas tõuseb nagu ema lõvi ja tõstab end nagu lõvi. See ei heida pikali enne, kui on oma saagi ära söönud. Ja siis õnnistus, mis on kajanud läbi meie ajaloo. Kui kaunid on su telgid, Jaakob, su eluasemed, Iisrael. Nagu orud, nad laotuvad, nagu aiad jõe ääres. Ta kükitab, heidab maha nagu lõvi, kes julgeb teda äratada. Õnnistatud on need, kes sind õnnistavad, ja neetud on need, kes sind neavad. Õnnistused kõigile teile, kes täna liitute Iisraeli ja meiega. Mina olen Daniel Seaman, aitäh, et vaatasite otseülekannet GNS TV-st, juudi rahva igavesest pealinnast, Jeruusalemmast, Iisraelist. Kohtume taas järgmisel nädalal.